Meie tänane külaline on kõrgelt hinnatud neuroloog dr. Mark Brasinski, kelle südameasjaks on peavalude ja neuroloogiliste häirete ravi. Dr. Brasinski juhendamisel valmis ka ravijuhend, migreeni esmane diagnostika ja farmakoteraapia täiskasvanutel. Tere, doktor! Tere! Tartu Ülikooli kliinikumis töötades olete andnud suure panuse neuroloogia valdkonda juba 18 aastat. Olles sealjuures pühendunud nii patsientide ravile kui ka teadustööle ja eriala arendamisele. Kuulajad kindlasti huvitab, millised on need neuroloogilised probleemid, millega te vastuvõtul kõige enam kokku puutute? Aitäh! See, missuguste neuroloogiliste häiretega iga konkreetne arst kokku puutub, sõltub kõrgema etapi asutuses iga arsti spetsialiteedist. Meil igal kolleegil on oma osakene neuroloogiast, millega ta puutub kõige rohkem kokku. Minu osa on sellest on seotud esmaste peavaludega, mis on ka tegelikult kõige sagedasem neuroloogiline haiguste grupp ning olles kõrgema etapi haiglaarst, näeme me kõige raskemaid patsiente igast valdkonnas. Ja iseenesest see korreleerub ka epidemioloogiliste andmetega, sest me teame, et rahvastiku tasemel esineb esmaseid peavalusid ka kõige sagedamini. Võrdlevalt võib öelda, et teistest neuroloogilistest haigustest koht number 2 on siis erinevad dementsused ja siis ülejäänud neuroloogilised patoloogiad, nagu näiteks epilepsia, liigutushäired, insult, need on juba seal palju väiksema levimus- ja haigestumusnäitajatega. Nii et kõige sagedasem on migreeni ja esmased peavalud. Aga miks te arvate, miks just peavalusid meil kõige rohkem esineb? Mitte ainult meil, et tegelikult see on ka üle maailma selline kõige levinum probleem. Arvatakse, et hästi palju määrab siin geneetika, aga üldjoontes see inimene, või see teadlane, kes suudaks vastata selle küsimuse, et miks just seda on kõige rohkem, ma arvan, oleks päris kõva Nobeli preemia kandidaat iseenesest. Ta nii on, et kõige sagedasem neuroloogiline haigus on migreen ja haiguste grupp on esmased peavalud. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, nagu te just ütlesite ka, et see peavalu on kõige sagedasem neuroloogiline haigus, mis tegelikult mõjutab otseselt elukvaliteeti, siis millised on võib-olla kõige suuremad väljakutsed peavalu ravimisel? Seda võib vastata kahel moel, et mis on see patsiendi jaoks kõige kitsam koht või kõige keerulisem koht ja mis on tervishoiuspetsialisti jaoks kõige olulisem probleem. Et arvestades just, mis ma enne ütlesin, hästi kõrget nende haiguste levimust, siis ma kujutan ette, et patsientide jaoks võib osutuda kõige keerulisemaks adekvaatse professionaalse abi saamine, sest lihtsalt inimesi, kes kannatab selle grupi haiguste all, on nii palju ja spetsialiste on nii vähe, et spetsialistid ei suuda katta kogu seda vajadust, kogu seda nõudlust. Nüüd tervishoiuspetsialisti poolt vaadates kõige olulisem on püstitada õige diagnoos, ehk siis tunda ära, mis on see peavalu põhjus inimesel ja kuna enamus põhjusi on kuulumas nõndanimetatud esmaste peavalude valdkonda, siis sealt edasi siis järgmine ülesanne on leida kõige efektiivsem ravi, mis on sageli väga kompleksne. Aga kui me nüüd mõtleme nende peavalude peale, siis millised peavalude tüübid on kõige sagedamini esinevad ja kuidas neid siis eristada? Et kuidas inimene ise saaks aru, et milline peavalu tal siis võib olla? Jah, et tõepoolest sagedasemaid peavalusid näeme me sagedamini, tundub loogiline ja nii ongi ja kui me võtame kõik võimalikud peavalude põhjused, siis laias laastus me võime jaotada seda kahte suurde gruppi. Üks grupp on nii-öelda esmased peavalud, kus peavalu ongi selle haiguse põhiline väljendus. Ja seda esineb 90% kõikidest peavalus. Ülejäänud 10% on nõndanimetatud sekundaarsed ehk teisesed peavalud, mille puhul siis mingi muu haigus avaldub niimoodi, et muude sümptomite kõrval üks võimalikest kaasuvatest sümptomitest on peavalu. Nüüd, kuidas neid eristada, kuna valu on subjektiivne nähtus, iga inimese enda valu
saab tunda ainult tema ise, keegi teine tema valu ei tunne, aga selleks, et tervishoiuspetsialist, arst saaks aru, missugune peavalu patsienti vaevab, siis me võtame anamneesi, ehk siis me küsitleme patsiendi, üritades kätte saada seda informatsiooni, mis kirjeldab kõike seda, mis peavalu hoogudega patsiendil kaasas käib. Valu enda kirjeldamine on hästi oluline, kus valutab, kui tugevalt valutab, mis iseloomuga valu kitsamas mõttes on. Kindlasti me tahame teada kaasuvaid sümptomeid, mis tulevad, lähevad peavalu hoogudega. Me tahame teada, kuidas inimene on proovinud iseennast aidata, et mis on olnud need võtted või ravid, mida inimene on ise katsetanud ja mis tulemusega. Ja osade nende ravi tulemuste alusel me saame kinnitust ka teatud diagnoosidele. Aga kui me mõtleme nüüd nende kindlate tüüpide peale, et siis tegelikult praegult on ka natukene nagu juba moesõna, et palju räägitakse migreenist ja kui inimesel pea valutab, siis võib-olla tihti öeldakse, et mul on migreen, aga kas see siis tegelikult on migreen, et kuidas näiteks jaotub nüüd see pingetüüpi peavalu esinemissagedus ja migreeni sagedus ja kuidas siis eristada, kas tegelikult on tegemist siis selle pingetüüpi peavaluga või tegemist võibki olla ikkagi migreeniga? Õnneks me saame vastada ka päris täpselt Eesti kohta ka, sest mõned aastad tagasi meil on valminud täiskasvanute epidemioloogiline uuring, mis ongi selgitanud välja, kui kõrge on täiskasvanute seas erinevate peavalusündroomide levimus. Ja see on aastane levimus. Nüüd aastase levimuse alusel me saame öelda, et Eestis pingetüübi peavalu ja migreen esineb umbes võrdse sagedusega, see on kusagil 18% ümardades täiskasvanud elanikkonnast. Aga kui me võtame välismaal tehtud muid uuringuid ja eriti nõndanimetatud elupuhuseid uuringuid, ehk kui palju neid inimesi on, kellel elu jooksul on kas või korra või paar sellist peavalu on olnud, siis nende uuringute põhjal pingetüüpi peavalu on sagedasem kui migreen. Samas pingetüüpi peavalu peetakse väga healoomuliseks probleemiks ja selle väike protsent, seal 2–4% võib olla kroonilisi vorme, need hakkavad mõjutama inimese elukvaliteeti ja toimetulekut. Episoodilised pingetüübi peavalu vormid tavaliselt olulisel määral inimese elukvaliteedi ei alanda, mis tähendab seda, et maksimum, mida inimene võib teada, et see on ohutu ja kuidas ennast aidata nende harvade hoogude puhul. Ja tavaliselt pingetüüpi peavalu väljendubki korduvate peavalu episoodidena, mille puhul valutab kõige tüüpilisemal juhul terve pea ja valu on selline suruva iseloomuga ja tavaliselt kerge kuni mõõduka intensiivsusega. Selliseid peavalusid inimene kogeb korduvalt ja kaasuvaid sümptomeid koos nende peavaludega reeglina ei esine. Nüüd migreeni puhul vastupidi, lisaks peavalule esineb ka kaasuvaid sümptomeid, aga juba peavalu ise on sageli erinev pingetüüpi peavalust, ehk ta on ühepoolne, pulseeriva või tuksuva sellise iseloomuga, intensiivsuselt mõõdukalt tugev kuni väga tugev ja kaasuvatest sümptomitest kõige sagedasemad on iiveldus oksendamine, valguse müra talumatus, sageli ka lõhnade talumatus ja inimesed ei talu hoogude ajal füüsilist tegevust, füüsilist aktiivsust. See on selline tüüpiline migreeni kirjeldus. Ja kui inimene püüab ise aru saada, mis tüüpi peavalu episoodid tal esinevad, siis tulebki läbi mõelda kõiki neid sümptomeid, mis koos peavalu atakiga tulevad ja lähevad. Kas on ka teada, keda need peavalud võivad rohkem kimbutada, kas on seal kindlat vanusegruppi näiteks või riskigruppe või näiteks esineb seda rohkem meestel või naistel, et kas on teada mingeid kindlaid riskigruppe? Valdav osa esmaseid peavalusid on noorte täiskasvanud inimeste probleem, ehk siis haigestumus hakkab tõusma umbes teismelise east ja püsib maksimaalsena kuni 45–50 eluaastani peale, mida levimusnäitajad esmaste peavalude puhul hakkavad langema. Aga teistpidi mõeldes, et tegelikult see on ju see põhiline meie eluiga, kus me peaksime kõige rohkem olema aktiivsed ja nautima elu maksimaalselt, ma ütlen midagi teiste, lapseeas peab ka nautima ja vanemas eas, aga see ütleme 15–50 on see nagu põhiline ja kui see peavalu ammustab su kõige mõnusamast eluperioodist
teatud protsenti, siis loomulikult seda keegi ei taha ja seal tuleb ka see elukvaliteedi langus. Enamus esmaseid peavalusid esineb naistel sagedamini kui meestel. Näiteks migreeni hinnanguliselt on 3 korda naistel sagedamini kui meestel. Pingetüüpi peavalu puhul ka pigem sagedamini naistel esineb, aga on ka selliseid esmaseid peavalusid, mille puhul siis mehed on see riskigrupp ja kõige tuntum vorm nendest on siis nõndanimetatud kobarpeavalu, kus mehed vanasti arvati, et kuni 5 korda sagedamini haigestuvad, aga kaasaegsemad uuringud ütlevad, et kusagil tõenäoliselt 2–2,5 korda sagedamini on meestel kui naistel. Aga vanuse koha pealt see on ikka sama grupp, ikkagi see tipphaigestumus on vanuses 20–40 eluaastat. Aga olen ka kuulnud sellist asja, et peavalutajate arv kasvab iga aastaga. Mis sellise tõusu põhjuseks võib olla, et neid peavalutajaid iga aasta juurde tuleb? See, kas tõus on kajastamas seda, et haiguste levimus tõuseb või see on hoopis pöördumine muutub aktiivsemaks, selleks on vaja vastava disainiga epidemioloogilisi uuringuid teha. Ja neid maailmas on suhteliselt vähe tehtud. Põhimõtteliselt me arvame, et mitte niivõrd ei tõuse nende haiguste levimus iseenesest, vaid esiteks inimeste teadlikkus kasvab, mistõttu nad rohkem julgemalt räägivad sellest, rohkem pöörduvad arsti poole selle probleemiga, mistõttu statistika kajastab, et nagu tõus toimuks iga aasta. Aga kas see on nagu reaalne haiguse levimuse tõus või lihtsalt see, et inimene pöördub, selleks on vaja spetsiifilise disainiga uuringuid teha. Eestis neid selliseid longitudinaalseid uuringuid tehtud ei ole. Aga kui me nüüd mõtleme siis jälle tagasi nende peavalu sümptomite peale, siis millised, doktor, on need sümptomid, millega peaks inimene kaaluma arsti poole pöördumist? Ja, et peavalu valdkonnas nendest sümptomitest võib rääkida 2 valguses. Esiteks, et kuidas ära tunda neid potentsiaalseid ohtlikke sekundaarseid peavalusid, ehk siis see 10% kõikidest peavaludest, mille puhul mingi muu haigus avaldub koos peavaluga. Ja seal on, nagu me nimetame neid nii-öelda punased lipud või siis ohumärgid, mida arst kindlasti küsib patsiendi käest. Näiteks sellised öised äratavad peavalud koos oksendamisega, mis vastu hommikul inimest üles ajavad ja tavaliselt see on hästi lühikese perioodi jooksul kiiresti progresseeruvad peavalusündroomid. Siis igasugused uued peavalud, mis inimesel tekivad vanemas eas, nagu me enne rääkisime, levimusuuringud selgelt näitavad, et esmased peavalud on noorte täiskasvanud inimeste probleem. Kui inimene on terve elu elanud ilma peavaluta ja vanuses 50+ järsku hakkab peavalutama, siis pigem analüüsida, et mis selle taga olla võiks. Mitte kõik sekundaarsed peavalud ei ole ohtlikud. Näiteks, kõik me oleme viirusinfektsioone põdenud ja kõik teavad, et mõne viirusega ongi lisaks palaviku kühanohuga, sul kõik kohad valutavad, pea ka valutab, et sellisel juhul loomulikult ei ole vaja paanikasse sattuda ja tavaliselt viirusinfektsiooni nähtudega see kõik möödub. Nüüd see teine osa sellest vastusest puudutab nüüd esmaseid peavalusid, mida on nagu 90%, nagu me rääkisime, ja seal põhiline selline kriteerium on ikka mõju elukvaliteedile. Ehk siis, kui inimene tunneb, et see peavalu alandab tema toimetulekut, kas selle arvelt, et need hood, olgugi et nad harvad on niivõrd väljendunud, et ta reaalselt kaotab mingi protsendi oma elust, või siis nad on, võib-olla mitte iga üksik hoog ei ole väga tugev, aga nad on väga sagedased, et sellisel juhul tuleb ikka otsida abi ja õnneks me saame öelda, et viimasel ajal on hästi palju juurde tulnud uut ja efektiivset, kuidas me saame inimesi aidata. Aga kui see inimene nüüd on oma peavaluga kodus või tööl, siis millised on sellised esmaabivõtted, mida te soovitate peavalu puhul? Jällegi see sõltub peavalust, et igal peavalul on oma kõige efektiivsem ravi. Et loomulikult, kui me räägime sagedasematest peavaludest, seesama pingetüüpi peavalu näiteks, siis seal isegi mitte alati ei ole vaja rohtu võtta, sest üks näide on pingetüüpi peavalu puhul, mis võib vallandada seda peavalu, on füüsilist passiivne eluviis, et inimene istub tundide viisi, sundasendis on või arvuti taga näiteks
ja sellega kaasub siis õlavöötme kaelalihaste pinge, mis transformeerub pingetüüpi peavaluks ja sageli piisab sellest, et inimene tõuseb püsti, liigutab ringi või teeb natuke pea-kaela harjutusi ja peavalu läheb üle. Ja kuna need esmased peavalud on inimesel ikkagi stereotüüpsed, siis inimene ajapikku nagu õpib ikka aru saama, et missuguse peavalu puhul piisab sellest, et ma liigutan ja mul läheb üle ja missuguse valu puhul mul oleks vaja ikka rohtu võtta. Tegelikult need hooravimid ehk siis farmakoteraapia ongi kõige efektiivsem võimalus, kõige efektiivsem raviviis, kuidas atakke kupeerida. Aga erinevatel peavalusündroomidel need rohud võivad olla ka erinevad. Näiteks me teame, et migreeni valdkonnas on praegu kättesaadav mitu uut ravimgruppi ravimeid, mis on küll valuvaigistid, aga nad on ainult migreeni valuvaigistid, nad ei aita teiste valude leevendamiseks. Nad on küll retseptiravimid ja see on võib-olla juba natuke laiem küsimus, aga tulles tagasi selle patsiendi enda abistamise juurde, ongi kõige olulisem jälgida ennast. Me enamasti soovitame või praktiliselt alati soovitame pidada peavalupäevikut, mis annab informatsiooni sageli mitte ainult selle kohta, missuguse iseloomuga on peavalu, vaid kui sage see on, kui sageli ma võtan valuvaigisteid näiteks ja mis mul võib vallandada peavalusid ja läbi selle inimene õpib ise ennast paremini aitama. Peavalud võivad tihti olla nii talumatud, et inimesed haaravad valu leevendamiseks sageli valuvaigistite järele ja mõnikord isegi liiga sageli, kartes siis seda valu taluda. Aga doktor, kust jookseb siis piir valuvaigistite mõistliku ja liigse tarvitamise vahel? Iseenesest tuleb alustada sellest, et mitte kõik valuvaigistid üldse ei sobigi esmaste peavalude raviks. Näiteks me teame, et on olemas selline grupp valuvaigisteid, mida me kutsume opiaatideks või opioidideks, ehk siis need on morfiinilaadsed sellised rohud ja näiteks seda gruppi me esmaste peavalude ravis üldse soovitame vältida. Selle taga on teatud patofüsioloogilised ehk haiguste esmaste peavalude mehhanisme puudutavad põhjused ja teiseks asjaolu, et opioidsed või morfiinilaadsed valuvaigistid on kõrgema kõrvaltoimete riskiga, nii vahetute kõrvaltoimete kui ka pikaajalise tarvitamise seisukohalt. Universaalseteks peetakse selliseid valuvaigisteid, mis on nii-öelda mittespetsiifilised nagu paratsetamol või mittesteroidsed põletikuvastased preparaadid ja väga sageli sellest just inimene ise alustabki, kui ta ise võib-olla proovib ennast aidata. Migreeni puhul on hetkel Eestis kättesaadav 2 erinevat gruppi spetsiifiliseid valuvaigist, aga need on juba retseptirohud. Nüüd valuvaigistite tarvitamise puhul on oluline, kui võtta rohtu, siis esiteks võtta õiges annuses, et ei tasu selles suhtes ühekordse annuse puhul minna liiga madalale, sest see võib tingida seda, et ma küll võtan seda ravimit, aga kuna ma võib-olla kardan ja poolitan seda tabletist, siis ta ei saagi mind aidata, sest see ühekordne annus ongi täiskasvanud inimesel suurem kui näiteks lapsel. Teine soovitus on valuvaigiste tarvitamise juures on hooajal õige ajastus. Ehk siis, kui juba atakk tuleb ja inimene juba tunneb ära, et see on see minu peavalu, mida sageli ma pean ravima siis rohuga, et mida varem ma võtan seda valuvaigistit, seda tavaliselt efektiivsemalt see töötab. Kindlasti tuleb jälgida ööpäevaseid annuseid, mida ületada ei tohi. Igal ravimil on see oma. Aga nüüd selle sageduse koha pealt peab ütlema, et tõepoolest, kui inimene sageli võtab rohtusid ja ületab teatud piire, siis temal tekib risk, et lisaks sellele esmasele peavalule kujuneb välja ka teisene ehk sekundaarne peavalu, mida me nimetame krooniline peavalu ravimite liigtarvitamisest. Ja see võib tekkida inimesel, kes tarvitab ükskõik missuguseid valuvaigisteid, olgu nad spetsiifilised või mittespetsiifilised, välja arvatud üks uus grupp migreenirohtusid, mida me nimetame gepantideks, seal on see risk olematu, kuna selle grupi toimemehhanism erineb muudest valuvaigistitest.
ja mis need piirid on, mida meelde jätta, no see rusikareegel on 10 päeva kuus, vot seda ei tohi ületada. Küll öeldakse, et kui inimene kasutab ainult ühte rohtu ja see on mittespetsiifiline preparaat nagu paratsetamool või mittesteroidne põletikuvastane, siis vahest öeldakse, et selleks piiriks võib olla 15 päeva kuus ka, aga tegelikult ka uuemad sellised värskemad rahvusvahelised ravijuhendid on selgelt öelnud, et 10 päeva peaks olema absoluutne selline piir mitte ületada ja võib-olla on lihtsam seda jälgida isegi mitte terve kuu lõikes, vaid nädalate kaupa ehk vaadata, et ma ei võta valuvaigistit rohkem kui 2 päeva nädalas, et mis teeb tavaliselt kuu peale kusagil 8 päeva kuus, mis on juba lähedalt sellele kriitilisele piirile, aga samas ei ole veel ohtlik liigtarvitamise seisukohalt. Ja lisaks veel võib tekkida küsimus, et kuidas seda kõige paremini teha. Inimene võib mõelda, et ma võtan ja pärast järgmise ataki puhul võtan uuesti ja eks ma jätan meelde, aga elu näitab, et mälu hakkab mingi hetkel ka petma, et inimene nüüd ei mäleta, et kas ma eelmine kuu võtsin nii palju või naa palju valuvaigisteid, et seetõttu, et me alati soovitame inimestel pidada peavalupäevikut ehk iga kord, kui teil on peavalu ja te võtate valuvaigisteid või te võtate valuvaigisteid, seal jah või mõlemad kehtivad, siis seda ikka kindlasti registreerida. Ja meie ajal tõepoolest on erinevaid võimalusi, selleks on olemas need vanad klassikalised paberpäevikud, kalendrid, kuhu märkida, millal pea valutas ja millal ma valuvaigistit võtnud olen, kaasa arvatud nüüd uuemad digitaalsed lahendused ja kõige uuemad, uhkemad lahendused on juba sellised, kus inimene täidab peavalupäevikut oma nutiseadmes ja patsiendi nõusolekul need andmed jooksevad tema raviarsti töölauale. Üks selline lahendus on juba kasutusel Tartu Ülikooli kliinikumis, Migrevention nimeline platvorm ja see parandab seda informatsiooni liikumist, sest esiteks patsient loomulikult ise peaks jälgima seda, et kui sageli ta tarvitab valuvaigisteid ja teiseks spetsialist, kes tegeleb selle patsiendiga, oskab siis võimalikult vara ennetada seda ravimite liigtarvitamist. Sest see on tegelikult päris suur probleem rahvastiku tasemel, kuna esmaseid peavalusid on väga palju rahvastiku tasemel. Kõik ei saa arsti juurde, mis tähendab seda, et mitte kõikidel inimestel peavaludega ei ole seda adekvaatset infot, et kui palju ma tohin valuvaigisteid võtta. Ja seetõttu me oleme mitme aasta jooksul juhtinud sellele tähelepanu Eestis ka, et inimesed peaksid teadma, kui palju valuvaigisteid tohib võtta ja kust alates peaks siis piiri pidama. Kiire elutempo juures magavad inimesed tihti vähem, kui tegelik vajadus on, mis võib mõjutada nii vaimset kui ka füüsilist heaolu. Doktor Brasinski, millist rolli mängivad une kvaliteet ja kestus peavalude puhul? Esmaste peavalude ja unehäirete vaheline seos on teada aastaid ja see on mõlemasuunaline. Ehk inimesed, kel on sagedased esmased peavalud, neil esineb sagedamini unehäireid ja vastupidi inimesed, kellel on unehäired, nendel esineb sagedamini esmaseid peavalusid. Viimasel aastal on päris palju avastatud unehäirete patofüsioloogias ja üldse unefüsioloogiast ja selgub, et seal osa mehhanisme on seotudki aju nende keskuste düsfunktsiooniga, mis on teistpidi seotud ka valude tekkimisega. Üldine soovitus meil kõigil on magada füsioloogilist kvaliteetset piisavat und, et see oleks regulaarne. See on selline esimene soovitus ja kõige rohkem selles valdkonnas kliinilises praktikas nõustab inimesi selline spetsialist nagu peavaluõde, vähemalt seda peavalukeskuste tasemel. Ja kui inimene pöördub peavalukeskuse poole oma peavalude tõttu, siis ei tasu imestada, et hakatakse küsima ka une kohta. Et see on suhteliselt rutiinne selline tegevus. Just täpselt nendel põhjustel, et väga sageli piisab sellest, et me normaliseerime und inimesel ja selle arvelt võib osa peavalusid jääda olemata. Lisaks sellele on teada, et teatud muutused unerežiimis võivad ise provotseerida peavalusid. Üks väga sage näide kliinilisest praktikast näeb selline välja, et inimene, kes käib tööpäevadel tööl, magab mingi X arvu tunde,
otsustab, et näed, mul on tulemas nädalavahetus ja ma luban endale natuke pikema tund, et kompenseerida seda unepuudust, mis on töönädala sees tekkinud. Ja mõnedel inimestel tõepoolest see võib hoopis vallandada peavalu, ehk siis liigne magamine ei ole ka hea, nii et siin võtmesõna on optimaalne uni, mitte väga vähe, mitte väga palju ja et see oleks regulaarne, et iga päev umbes samal ajal magama minna, ärgata ja magada umbes sama arv tunde. Stress on tänapäeval paljude inimeste igapäeva osa ja see avaldab märkimisväärset mõju nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Doktor, kuidas võib mõjutada stress peavalude sagedust ja intensiivsust? Stressi kui vallandavad tegurid kirjeldavad hästi palju nii pingetüübi peavaluga patsiente kui ka migreenihaigeid. See seos ei ole otseselt patofüsioloogiline selles mõttes, et kui inimesel ei ole migreeni ja temal on tugev stress, siis temal ei tekigi migreeni hoogu selle tulemusena. Aga stress on väga sage vallandaja. Ehk siis inimesed peaksid jälgima oma peavalude iseloomu. Jällegi peavalupäeviku abil sageli õnnestubki leida seos teatud vallandajatega ja kui selgub, et selleks on stress, et siis võimalusel seda vältida. Nüüd eraldi teema on hoopis vastupidine olukord ja osa migreenihaigeid näiteks ütleb, et nii kaua, kui minu stressitase tööpäevadel näiteks püsib kõrgena, ma olen kogu aeg ametis oma tööülesannete täitmisega, siis mul on kõik hästi, mul ei ole migreeni. Nii kui tuleb nädalavahetus, mul tekib stressi langus ja vot see vallandab mul migreeni hoogu. Et seda kuuleb patsientide käest sageli, aga harvemini kui vastupidine esmane näide. Aga siinjuures oskate välja tuua, kas on mingid häid stressijuhtimise tehnikaid, mis võiksid siis ennetada seda peavalu teket? Absoluutselt, et meil keskuses näiteks tegeleb esmaste peavalude sellise mittefarmakoloogilise ennetusega, kuhu kuulub ka stressiga toimetulek selline spetsialist nagu kliiniline psühholoog. Kliiniline psühholoog läbi kognitiivkäitumusliku teraapia aitab inimesel kujundada välja teatud käitumismustreid ja teadlikult suunata oma mõttetegevust sellisena, et need omakorda paneks meie aju paremini tööle võitlemaks valu vastu. Füüsiline aktiivsus on tervisliku eluviisi võtmetegur, kuid tänapäeval on inimesed muutunud pigem väheaktiivseks. Doktor, milline on füüsilise aktiivsuse roll peavalu ennetamisel või leevendamisel? Kõige tüüpilisemate esmaste peavalude puhul on juba ammu teada, et füüsiliselt aktiivne eluviis omab ennetavad toimed ja päris tugevad. See kehtib eeskätt just pingetüübi peavalude ja migreeni profülaktikas. Mis selle taga on jällegi meie normaalne ajufüsioloogia, sest inimene on loodud sedavõrd aktiivse olendina looduse poolt, et kui me teeme midagi füüsilist aktiivset ja see meile meeldib eriti, ehk siis teeme trenni inimkeeli, et siis meie aju hakkab sel ajal tootma meie loomulikke valuvaigisteid, mille tulemusena valulävi tõuseb ja siis osa peavalusid jääb olemata. Et see on see põhiline ennetav mehhanism, kuidas füsioteraapia ja reaalne füüsiline aktiivsus regulaarne aitab vähendada peavalude sagedust. Pingetüüpi peavalu puhul lisaks sellele on veel ka nõndanimetatud perifeerne mehhanism, ehk siis kui inimene on füüsiliselt passiivne, siis tema kaela õlavöötme lihased on pinges ja see vallandab pingetüüpi peavalusid. Kui inimene jällegi muudab oma elustiili aktiivsemaks, kas läbi selle, et hakkab trennis regulaarselt käima või teeb kodus spetsiaalseid õlavöötme kaela harjutusi, siis selle arvel ta suudab ära hoida sellist patoloogilist lihastoonuse tõusu ja läbi selle pingetüübi peavalusid inimesel on palju vähem. Kas on ka sellised treeningud, mis võivad hoopis peavalu tekitada või hullemaks muuta? See väga sõltub konkreetsest patsiendist. Üks näide võib-olla on selline, et kui inimesel on sagedaselt pingetüüpi peavalud, mille puhul me tavaliselt soovitamegi spetsiaalseid selliseid kaelalihaste harjutusi,
siis mõned patsiendid leiavad, et teatud tüüpi füüsiline aktiivsus vastupidi provotseerib. Ja üks sagedasemaid näiteid on jalgrattasõit siin, et pikaajaliselt sellised mitu tundi jalgratta seljas, see on kindlasti hea treening üldiselt, aga õlavööde sel ajal väga palju ei tööta ja on suhteliselt sundasendis. Ja selle vastu siis meie füsioterapeudid õpetavad neid inimesi, kes tegelevad jalgrattaspordiga, tegema enne ja eriti peale koormust õigeid kaelalihaste venitusharjutusi. Nüüd, kui me räägime spetsiifiliselt esmastest peavaludest, siis meil on võimalik välja tuua ka selliseid haruldaseid sündroome ja antud valdkonnas eraldi tuleb mainida harva esinevat esmast peavalu, mida nimetatakse pingutuspeavalu. Et need on need inimesed, kellel eksklusiivselt tekivad peavalud ainult siis, kui ta saab füüsilist koormust. See ei ole väga levinud haigus, aga kindlasti seda sageli ei diagnoosita, sest ei osata seda ära tunda. Kui arst kahtlustab seda haigust, siis loomulikult ta mõtleb läbi võimalikke alternatiivseid valupõhjusi, mis võivad olla ka sekundaarsed mõned. Kui vaja, planeerib uuringuid ja kui need kõik on välistatud, siis me saame rääkida nende hoogude korduvuse puhul pingutuspeavalust. Palun mitte segamini ajada pingetüüpi ja pingutuspeavalu on kaks eri sündroomi, aga mõlemad on esmased, mõlemad on healoomulised sündroomid. Aga kokkuvõtlikult siis saame ikkagi öelda, et liikumine on hea ja pigem leevendab ja ennetab peavalude teket. Absoluutselt. Aga kui rääkida nüüd toitumisest, siis kas on olemas teatud toiduaineid või jooke, mis siis võivad vallandada peavalu teket või siis seda peavalu isegi hullemaks muuta? Alustame migreenist. Migreeniga patsiendid sageli leiavad, et teatud toiduained võivad vallandada migreeniatakke. Ja see on äärmiselt individuaalne. Ehk siis, kui me võtame näiteks 100 inimest, kel on kõigil ühtemoodi migreen, siis ainult teatud protsendil võib vallandada nende migreeniatakke näiteks juustu söömine või veini joomine ja ülejäänutel siis seda seost ei ole. Nii et kui vallandav tegur inimesel on selgunud kas pikaajalise jälgimise või peavalu päeviku pidamise tulemusena ja see on välditav, siis loomulikult me soovitame seda toiduainet või seda jooki siis mitte tarbida. Nüüd laiemas mõttes on olemas ka sellised ained, mis võivad peavaludele mõjuda otseselt. Näiteks üks väga levinud näide on kofeiin. Me teame, et kofeiinil on nõrgad valu vaigistavad omadused. Ja kui me joome kohvi, siis iseenesest, ja meil ei ole sagedaseid peavalusid, siis iseenesest midagi halba ei juhtu. Isegi on mõningaid uuringuid, mis on leidnud kofeiinil teatud ajurakke kaitsvaid omadusi, teatud haigusi ennetavaid omadusi, aga esmaste peavalude, sagedaste või krooniliste esmaste peavalude kannatajate seas on siis leitud, et sage kofeiini tarbimine suurendab peavalude sagedust. Ja kuidas see toimib? See toimib just tänu sellele, et kofeiinil on nõrgad valu vaigistavad omadused. Ehk siis teiste sõnadega, inimesel on see esmane peavalu, näiteks migreen või pingetüüpi, ja kui ta sageli tarbib kofeiini, suurtes kogustes näiteks, ja selleks piiriks peetakse 100 mg kofeiini ööpäevas, mida ei soovitata neil ületada, siis aju saab sellest niimoodi aru, et nagu me võtaks kogu aeg valuvaigistid. Ja valuvaigistite liigtarvitamist me juba rääkisime, et see soodustab peavalude sagenemist. Aga kas on olemas hoopis toiduaineid või jooke, mis võiksid leevendada või ennetada peavalude teket? Selliseid uuringuid on tegelikult teadusajakirjanduses hästi palju ja isegi siin rääkida Eesti tingimustes üks hea kolleeg, professor Toomas Toomsoo, kes samuti tegeleb peavalu valdkonnaga, on publitseerinud ühe raamatu, mis käsitlebki toitumise aspekte peavalude puhul, keskendudes eeskätt migreenile. Aga tulles tagasi selle küsimuse juurde, tõepoolest on leitud, et mõningad toidukomponendid võivad mõjuda meie ajus olevale valuvastasele süsteemile positiivselt ehk tugevdada seda
ja me räägime siin mõningatest sellistest looduslikest ainetest, näiteks ingveril on näidatud ennetav toime migreeni ja sagedastele peavaludele. Kui me vaatame toidulisandeid, mida me saame apteekidest osta, siis on uuringud, mis on leidnud seos B-grupi vitamiinide ja peavalude vahel. Koensüüm Q10 kohta on andmeid, üksikud uuringud on leidnud seos D-vitamiini puudusel ja peavalude sagenemisel, kuigi D-vitamiin teadaolevalt on väga paljude haigustega on seostatav, võib-olla see ei ole alati päris tõene, aga vähemalt sellised andmed on olemas. Ja tegelikult seda nimekirja võib veel jätkata. Kõige täpsemat informatsiooni saab inimene siis, kui ta konsulteerib sellise spetsialisti nagu dietoloog. Ja tõesti maailma suurimates peavalukeskustes on lisaks arstile, peavaluõele, psühholoogile, füsioterapeudile on lisaks sageli ka dieedispetsialist, kes nõustab inimest ekstra veel, et mida süüa ja mida vältida. Tänapäeval on palju juttu ka sellisest populaarsest mineraalist nagu magneesium, mida juba väga paljud inimesed tarvitavad, aga uuemad uuringud tegelikult näitavad seda, et magneesium võiks aidata ka peavalude ja migreeni puhul, siis soovingi teilt kui professionaalilt küsida, et kas magneesium on siis tõenduspõhine migreeni ja peavalude ennetamisel ja leevendamisel, on seal tõepõhi taga? Ja on. Ja isegi kui me vaatame natuke laiemalt maailmas ringis, siis me leiame, et mõnedes nii Euroopa kui ka näiteks Põhja-Ameerika riikides on magneesiumi toime kas või migreenile on eraldi välja toodud ravijuhistes. Et enne te mainisite, et me Eestis kirjutasime ka valmis ravijuhendit, aga Eesti ravijuhend ei käsitlenud eraldi toidulisandeid, nii et mõnedes riikides on see täitsa olemas. Ja see, kuidas üks või teine toimeaine jõuab ravijuhendite, siis sõltubki selles, et kui palju sellel on tõendust taga. Ja tõepoolest see asjaolu, et ravijuhendites mõnes riigis juba kajastatakse magneesiumi raviefekti peavaludele, tähendabki seda, et on piisavalt tõendust leitud, et võib kasu sellest olla. Nüüd esimesed, ajalooliselt vaadata, esimesed haigete grupid, kellele seda kõige aktiivsemalt soovitati ajalooliselt, olid lapsed, sest me teame, et farmakoteraapia lapseeas, teismelise eas on kaunis piiratud. Paljusid selliseid ravimeid, mida me kasutame täiskasvanutel, me ei saa lastel kasutada, kuna ei ole uuringuid ja ei ole tõestatud nende ohutust näiteks. Et seetõttu laste neuroloogid kasutavad magneesiumi juba soovitusena nendel lastel, kel migreen avaldub juba lapse eas, aga sa ei saa ravimeid veel kasutada. Täiskasvanute seas on samuti uuringuid, mis on näidanud nii seda seost, et kui inimesel on organismis vähem magneesiumi, et nendel on sagedasemad migreenihood, sagedasemad pingetüüpi peavalud, rääkimata sellest, et magneesiumi puudulikkuse korral organismis üks sümptomeid võib olla peavalu, antud juhul see oleks siis sekundaarne ehk magneesiumi puudulikkusest tingitud peavalu. Et need seosed, mida me kliiniliselt oleme täheldanud, on viinud selleni, et on viidud läbi selliseid mehhanisme selgitavad uuringud. Näiteks on seostatud magneesiumi ka sellise migreeni sümptomiga nagu migreeni aura. Me teame, et migreeni aura puhul inimese ajukoores tekivad teatud muutused, mis on seotud närvirakkude membraanidel olevate ioonidega ja seal mängib rolli magneesium, mis aitab lihtsalt öeldes stabiliseerida neid rakkumembraane. Samuti on uuritud, et kuidas magneesium aitab peavalude vastu ka väljaspool ajukoort, on leitud, et magneesium võib olla seotud ka teatud ainete balansseerimisega, mis omakorda, kus on düsbalansist väljas, võivad põhjustada peavalusid. Aga kõige olulisem on reaalses 21. sajandi meditsiinis, kui me soovitame inimestele midagi, on just jälgida, et kas on siis tõendus piisav
et me soovitame ühte või teist ja kui see on olemas, siis me vaatame ka sellele, et missugused need ohutuse riskiprofiilid ühel või teisel soovitusel võivad olla. Ja teades, et magneesium iseenesest selle õige tarvitamise puhul seda peetakse väga ohutuks, kui me kaalume, mis meil kaotada on, siis meil tegelikult on ainult võita, kui me soovitame inimesel terapeutilistes annustes kasutada erinevaid toidulisandeid, kaasa arvatud magneesiumi. Et seega saab siis kokkuvõtlikult öelda, et kui inimene tegelikult toidust mingil põhjusel magneesiumi piisavalt kätte ei saa, tal on organismis juba magneesiumi puudus, mis võib-olla väljenduda hoopis jalakrampides, aga tegelikult kaasnevad ka peavalud, siis magneesium on selline ohutu valik, millega tegelikult saaks peavalu ennetada või leevendada. Ja lõppkokkuvõttes, kuna tegemist on sellise ohutu lähenemisega, et inimene ise saab aru, et kui ta on magneesiumi võtnud ja tal tõesti peavalude sagedus on langenud selle foonil, et siis tema puhul konkreetselt see toime on täiesti olemas. Sest me teame ka nii-öelda päris ravimite ehk farmakoteraapia seisukohalt ka ju, et ükski ravim ei ole 100% efektiivsusega. Vaatamata sellele, et praegu on turul sellised nii migreenihoo kui ka profülaktilised ravimid, mis on kõrgelt spetsiifilised, nad on disainitud selleks, et just neid migreenimehhanisme nii-öelda mõjutada positiivses suunas, aga vaatamata selle ikkagi mitte kõik 100% migreeniga inimesi ei reageeri sellele ravile. Nii et ühelt poolt see ütleb seda, et need peavalud ja migreen on sedavõrd kompleksne, patofüsioloogiliselt kompleksne valdkond, et seal ainult ühe ainega seda võib-olla ei saagi ravida. Et seetõttu me kombineerime kõiki neid erinevaid võtteid ja raviviise, mis võivad lõppkokkuvõttes inimese elukvaliteedi parandada. Ma saan aru, et peavalu on väga kompleksne probleem, aga kui te, doktor, oskaksite või saaksite välja tuua, siis millised oleksid 3 peamist soovitust meie vaatajale, et vältida siis üht kõige häirivamat ja elukvaliteeti halvavamat häiret peavalu? Tervislik eluviis oleks üks põhimõtteliselt, mis hõlmab endas erinevaid soovitusi, et sinna sisse peaks mahutama regulaarset füüsilist aktiivsust, tervislikku toitumist ja mitte unustada seda, et kui peavalu häirib toimetulekut, langetab elukvaliteeti, siis mitte karta pöörduda tervishoiuspetsialisti poole. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!